Saime ühe uue asja. See läheb siis sellele hõbedasele A4-le. Kuna sealt küljest sai juba nii palju jupp ära võetud, siis selle abil peaks olema meil võimalik sinna vähem tagasi panna. Tegu on siis programmeeritava juhtajuga. Vaatame siia sisse. See on vast vähe põnevam, kui kuulata mingit juttu. Nii. Kõvasti mulligile. Rõksutada. I believe in miracles, yeah, but I don't believe in waiting for them. Nah, you gotta make that shit happen, yeah, in ways I cannot imagine, yeah. Kirjandust. See, mis siin karbis on siis nüüd see street variant. Nii-öelda, mis iganes ta on. Premium kit, ehk see tähendab, et meil on siis kaasas ka wideband lambda sensor. Lairiva lambda andur maakeeli. Nii, siin on mõningad asjad paigalduse jaoks. Eks ma loen need muidugi täpsemalt läbi. Aga niimoodi kiirelt siin näidata siis. Siin on niisugused tähtsamad asjad välja toodud. Nii, mis me veel saime siit? Klepsud. Väga, 2 tükki. Väga hea. Nii. See on siis see põhiline skeem, mille järgi ühendada. Just süütepoolid, pihustid. Siin meil on vända, andur, nuka andur, gaasiklapp. Tuleb lihtsalt läbi uurida ja ilusti ära ühendada. Nii. Siin on nüüd siis see põhiline asi. See, kus sees see Witchcraft toimib. Võrreldes originaaliga on ta tunduvalt, ei saa öelda väiksem, natukene ikka, aga siin on siis ütleme nii-öelda rõhuandur sisse ehitatud. See tähendab, et nüüd saab õhulugeja ära kaotada. Ning see omakorda tähendab, et saab hakata laskma pauke ja muid vägevaid asju. Iseenesest näeb välja süuke suht väike, aga kaalu on täitsa palju. Paneme ta siia tagasi. Programmeeritavaid juhtajusid igasuguseid erinevaid. VEMS, Megasquirt ja siis Maxeco ja Haltec ja midagi veel, mis mul kohe meelde ei tulegi. Aga miks ma just selle valisin, on sellepärast, kuna sellel on see kasutaja tugi iseenesest kõige loogilisemalt nagu üles ehitatud. Ja seda nagu alati suht tihti uuendatakse. Et selles mõttes tundus see variant nagu kõige jätkusuutlikum. See VEMS ja Megasquirt on tänapäeva mõttes üsna vanad juba. Ja neid on ka, ütleme, iseenesest tavainimesele üsna keeruline nagu seadistada. Aga sellel on jah, ütleme, ise näppimiseks on neid võimalusi juba nii palju loodud, et muidugi väga hulluks ei tasu minna, et muidu on pilpad taga, aga natukene ikka. Ja siin on siis nüüd lairiva lambda andur. See on 6 klemmiga. Boschi toodang. Üsna sarnane näeb välja tavalisele lambdale. Okei. Siis on kaasas, vaata mis asi see on. Vastas pistik sellele. Veel mingi pistik, ma ei tea, kus see käib. Need on selle rõhu anduri jaoks, aju jaoks, et ära ühendada. Nii.
sellest saab siis mootori juhtmestik. Siin on juhtmeid kena varuga. Enamus tuleb siis vastavalt siis pikkusele lühemaks lõigata. See pistik läheb siia aju külge. See. Üks on nagu vastust. See sama. Mis siin kirjas on? 12 volti süütega. Maandus. Okei, see on vist mingisugune, mis see veel on, mingi roosa ja hall, see on vist mingi kanni liiniga seotud asi. Meie autos üksed asju pole, nii et see ilmselt jääb ära. Ja mis siin on ka 12 volti süütega starterile. No see on ilmselt vist mingisugune põhi siuke toiteahela juhe. No seda annab auto pealt ilusti ära ühendada. Nii, igatahes paneme selle ära. Mis me siit veel saime? Arvutiga ühendamiseks USB kaabel. Õnneks sellele 1.8 mootorile AEB koodiga on seal olemas see baasfail. Selle paneme ajusse, siis saame selle auto käima ja siis saab juba edasi näppida. Eks see teeb natukene elu lihtsamaks. See plasttoru on selle rõhuanduri ühendamiseks. Et siis üks ots läheb aju külge, teine ots tuleb kollektori külge viia. Aga jah, selline see paki sisu oli. Igast palju huvitavaid väikseid läikivaid asju. Ma pean natuke seda mootori poolset skeemi uurima, et mis pidi on just originaalmootoril need sensorid ja plussid ja kus täpselt ütleme need ühendada. Natukene uurida, sest siinpoolne on olemas. Ja siis ma saan juba ära ühendada ja eks siis saab juba omakorda sellest video teha. Seniks aga kohtumiseni.